Paul, palju õnne sulle! Aitäh! Selle aasta üks viimaseid võistlusi ja see läks sul väga edukalt, sisemeistritiitel tuli sulle. Räägi, kuidas see aasta sulle üldse tundus? Aasta nagu hooaja algus, see hakkas meil alles nagu suve algus pihta, siis oli väga keeruline hobused vormi saada, aga ütleme aasta lõpuks hakkasid hobused päris hästi hüppama, aga mida ei ole enam, nüüd ei ole võistlusi ja nüüd ootame järgmist hooaega jälle. Kuidas tänane võistlus tundus? Hobused tegelikult olid head vormis ja ise tegin päris mitu apsakat, aga õnneks üks hobune ikkagi päästis ära mind ja see võit tuli. Et siis Freedom tõi sul need kastanid tulest välja, on ju? Jah, tõi, ütleme niimoodi, et ta tegi ikkagi teises voorus kogu töö ära. Kuidas konkurents tundus? Teises voorus oli üllatavalt tihe, et Kullo ikkagi proovis ja täna jäin mina peale, homme on jälle tema äkki. Mida sa veel ütled selle aasta kohta? Mis sa ise õppisid sellest raskest aastast, mis oli nii keeruline ja segane? Ei oska nii öeldagi, et eks põhiprobleem oli see, et oli kõrgetasemelise nagu võistluste puudus minu jaoks, et väga keeruline oli hobuseid oma vormi saada, kui pole nagu selle taseme võistlusi meil Eestis. Et see oli nagu selline probleem, et kui ma siin korra läksin Poola sügisel, siis läksin sinna sellised, nagu ei olnud mingisugust tunnet, et kas on nüüd hea või halb vorm, aga õnneks hobused vedasid välja ja hüppasid hästi. Mida sa järgmiselt aastalt ootad? Loodame, et see koroona vaibub ja et saame hakata normaalselt võistlema, et see oleks nagu selline põhisoov ja et saaks hüpata suurematel võistlustel. Aitäh sulle, palju õnne!